Tere tulemast siia Tallinna Tervishoiu kõrgkooli katuseaeda või terrassile. Õppeaasta on käima läinud. Tuleb tunnistada, et vist enam ei mäletagi, kuidas see algus sai, sest kõik oli nii palju oli tegemist ja rahvast oli palju, uusi inimesi majas, aga täna on kõik endale kohad leidnud ja on aeg salvestada järjekordne rektori veerg. Täna ma ei ole üldsegi üksi, nagu ka juba eelmisel aastal, aga kes siis täna minuga on ja miks, seda saate kohe kuulda, et alustame sinust. Ja, alustame. Mina olen Kristel, olen õendusõppe viimase aasta tudeng ja tulime siis täna siia rääkima ITK Akadeemiast. Ja sina oled ilmselt see, kes räägib meile siis ITK Akadeemiast. Just. Mina olen Kristin ja ma räägin teile ITK Akadeemiast. Ja tegelikult tõtt öelda, me ju ise pressisimegi ennast siia ITK Akadeemiast rääkima. Et kas ma alustan kohe sellest rääkimisest või äkki tahate küsida midagi ITK Akadeemia kohta? Ma arvan, et hakka rääkima ja siis me kogu aeg katkestame siin küsimustega. ITK Akadeemia me lõime tegelikult juba eelmisel aasta oktoobris oli meil see avapauk esimese hooajaga ja peamiselt meelitasimegi sinna siis esimese kursuse tudengeid. Ja sellel ei ole vahet, kas õeõppetudengid, ämmaemandad ja me plaanisime tegelikult kutsuda sinna Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist, Tartu Tervishoiu kõrgkoolist ja Tartu Ülikoolist. Nagu tervishoiu valdkonna tudengid, me ei piiranud seda kuidagi ära. Tänasel päeval on olukord selline, et ITK Akadeemias on natukene alla 250 liikme, kellest ütleme 90% on Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist, mis on muidugi arusaadav, sellepärast, et Tallinnas ju asub see kool, et Tartu omadel võib-olla on natukene raske lihtsalt sinna kohale jõuda. Ja meie eesmärgiks ongi see, et me soovime pakkuda tudengitele veel rohkem kui see, mida te siin koolis neile pakute. Et koolis ju, nagu nimigi ütleb näiteks, et on õepõhiõpe, siis nad saavadki sellised nagu basic teadmised ja praktikatel ja siis töö käigus õpivad rohkem. Aga me soovimegi pakkuda selliseid asju, mis tegelikult võib-olla esmapilgul tundubki, et see ei ole õetöö. No näiteks õmblemise töötuba oleme teinud, kipsi töötuba ja nii edasi, et sellised teemad. Ja iga kuu meil oligi üks seminar, kus siis oma eriala spetsialist keegi rääkis oma mingist teemast ja siis tudengid said kohe küsida ka. Ja lisaks seminaridele tegimegi praktilisi töötubasid. Eelmine aasta oligi meil kipsitöötuba, õmblemine. Kristel, mis meil veel oli? Sidumine. Võib-olla ma segan natuke, et ma tahaks täiendada, et just see, et õendusõpilasena, et see on väga tervitatav nähtus selles suhtes, et sa saad nagu arendada oma teoreetilisi teadmisi ja samas ka praktilisi oskusi. Et kui sa oled eriti just noorõde, et meditsiinimaailm on nii meeletult lai, et kindlasti kõik üliõpilased peaksid ära kasutama praktikavõimalusi erinevates osakondades, aga ka see ITK Akadeemia annab just seda võimalust tutvuda erinevate sükeste ampsudega. Et võib-olla sa ei olegi kunagi mõelnud, et ma tahaks minna, ma ei tea, endoskoopia, ei teagi, mis see tähendab, eks ju, et sa saad nagu julgelt minna, et akadeemia kõlab kuidagi selline toi, et tohutult ma pean teadmisi oma, aga tegelikult see on nagu väga vabas vormis, see ei eelda, et sul peavad olema mingid teadmised, võid vabalt küsida ilma, et sa tunneksid hirmu, et issand, kas see on loll küsimus, õhkkond on väga vaba, ma tahan siinkohal kindlasti tuuagi Kristina esile, kes tõesti loob sellise õhkkonna, et sa ei pea mõtlema, et issand, kas ma nüüd ütlen midagi õigesti või valesti, pluss need inimesed, kes sinna on tulnud, me oleme ju kõik ühe eriala inimesed, et meid seob ju huvi meditsiini vastu. Et kui sa oled õpilane, millal siis veel kasutada võimalust, kui mitte nüüd, kui sa õpid? Jaa, just, et ma tahan ka välja tuua selle, et see akadeemia, see kõlab nagu, tõesti me läksime seal nagu valgete triiksärkidega, nii et me pakume küll tõesti sellist akadeemia tasemel teadmisi, aga jah, et see õhkkond on pigem selline sõbralik ja hästi vaba.
ja see ei ole üldse, me tegime seda küll ITK-s ja meil on ITK Ida-Tallinna Keskhaigla kolleegid siis pakuvad neid seminare ja töötubasid, aga see ITK Akadeemia nende seminarides osalemine või töötubades osalemine, see ei pane mingit kohustust peale, et me ei tee seda selle eesmärgi, et te peate kõik meile tööle tulema või et me tahame pakkuda lihtsalt tudengitele seda hästi laia silmaringi. Kõigile meeldivad laia silmaringiga inimesed. Ja me tahamegi pakkuda seda. See on tööalaselt vajalik, just, et me teeme selliseid, avamegi nagu selliseid uksi, kuhu muidu alati ei satu. Näiteks käisime lahangusaalis, kõik need radioloogia laboris, sellistes kohtades, et väga super võimalus, et see aasta on meil laparoskoopia töötuba näiteks tulekul, kus üliõpilased saavad laparoskoopia tehnikat harjutada. Insuldi ABC on tulemas. Insuldi ABC. Toitumine. See kõlab tõesti tõeliselt huvitavalt, aga ütle mulle, Kristel, kuidas sina oled nüüd nagu üliõpilasena seal akadeemias, sina oled kõik õppimise aja juba ära unustanud loomulikult, on ju, aga mõtle nüüd, Kristel, selle peale, et kuidas kõrgkool võiks toetada üliõpilaste akadeemias osalemist ja teine küsimus, mis mul on sinule, on see, et kas ka näiteks kutseõppeõpilased võiksid osaleda ITK Akadeemia tegevustes. Et praegu mul jäi peamiselt mulje, et see on mõeldud nagu kõrghariduse õppijatele või on kõigile. Ja mida siis kõrgkool, kuidas meie saaksime siit veel omalt poolt toetada ja teine asi sulle ka, et kuidas kõrgkool võiks omalt poolt abiks olla, sest see on suurepärane võimalus ju, mismoodi teie toote praktilise meditsiini või praktilise tervishoiu nagu õppijale lähemale, et näitate seda teise nurga alt, kus õppijal ei ole seda, et nüüd mul on siin arvestus tulemas või nüüd see õppejõud näeb, kuidas ma olen ja mida ma teen või see praktiline olukord, kus sa pead ennast näitama, vaid sa saad sinna lihtsalt sisse minna. Nii, nüüd oli mõlemale mitu küsimust. Ma arvan esiteks seda, et täna võib-olla õpilased saavad esiteks teada, et üldse selline asi on võimalus olemas. Et kuidas kool, et ma arvan, et ka õpetajad ise võib-olla täna saavad teada, on teadlikumad, et ise võib-olla seda mainida, sest tegelikult ma arvan, et sealt saadud teadmised on mõnikord ka tulevasteks eksamisteks väga head nagu selline alustala. Ja natuke nagu kordamine on. Ja sa oled seda ise kogenud, siis kui sa oled kogenud, siis sul jääb see meelde, eks ju. Just. Ma vastan kohe selle küsimuse ära, kas see kutseõppele ka on, et muidugi oodatud on kutseõppetudengid ka, et nagu ma mainisin ja rõhutasin ka seda, et meie eesmärk on see silmaringi laiendamine, et silmaringi ei ole vaja ainult kõrghariduse omandajatel, et see kulub kõigile kindlasti ära. Ja selle toetamise poole pealt meil oli tagasiside seminar suvel, kus ka tudengid tegelikult ise mainisid tagasisidena seda, et see võiks olla kuidagi et seda võiks olla rohkem nagu kajastatud võib-olla kooli poolt, et me saame selles suhtes koostööd edaspidi nagu rohkem teha. Ja võtta ära just seega hirm selle akadeemilisuse, et see on paljudele, et mina olen ka rääkinud teiste kaasõpilastega, kes neil ongi, et issand, et kas see on nüüd siuke nagu, esiteks kui ma lähen ükskord, et kas see on nagu kohustus, see ei ole kohustus, esiteks kõik sõltub, eks ju, kas sind teema huvitab, kuigi ma tahan ära mainida seda kindlasti, et kui alguses võib see seminari teema sind üldse mitte huvitada, eks ju, ja sa lähed sinna kohale ja siis vaatad, et vau, sellised huvitavad aspektid ja asjad, et nagu mina käisin pearingluse seminari ja ma olin peale seda, nagu kui ma sain need testid ise läbi viia, ma pool suguvõsa nagu testisin kodus läbi, et see oli nagu nii põnev, et ma olin ise pärast nagu nii nagu oma teadmistest nagu nii uhke veel, et nagu see on väga, et ei tasu eelarvamustega minna, et alati ole nagu lase elul ennast üllatada. Just nimelt. Aga võib-olla sellega ongi meil hea praegu lõpetada, et las elu üllatab meid ja sina ütle palun lõpuks, kus seda informatsiooni siis leiab, kui nüüd vaatajad on kõik hästi innustunud ja tahavad osaleda, et kuidas nad siis selle info üles leiavad? Nii. Me tahame olla väga popid ja noortepärased, seetõttu leiab meid Facebookist, otsides üles grupi ITK Akadeemia ja seal saate siis meile see liitumissoov, et seal on 2 küsimust ka, kerged küsimused ja siis saab meiega liituda, aga need inimesed, kellel Facebook ei ole, need saavad ka liituda, et siis on
akadeemia@itk.ee, et siis ma lisan sinna meililisti ja see info ikkagi tuleb kõikidele huvilistele. Suurepärane ja küll meie siin juba välja mõtleme, mismoodi läbi meie kanalite siis kõik see informatsioon meie töötaja ja õppijani jõuab ja kui me mängime nii, et me teeme kevadel kokkuvõtte, et siis ma julgen unistada, et vähemalt IT Akadeemias osalejate arv on vähemalt kahekordistunud, eks? Teeme nii. Äkki isegi kolmekordistunud. Hakkame unistama ja hakkame tegutsema. Aitäh! ITK Akadeemia on mõeldud kõikidele tervishoiu kõrgkooli üliõpilastele ja selle eestvedaja meie poolt on Kristin Lihtvält. Ja tõepoolest ootame kõiki Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õpilasi. Meil on see aasta alustamas ITK Akadeemia teine õppeaasta ja õppekava koostamisel saategi teie ise osaleda. Et kõikide soovid on oodatud, teretulnud ja vastavalt nendele siis saame pakkuda teile kõige põnevamaid teadmisi tervishoiu valdkonnast. No nii õendusjuhina oled sa algatanud haiglas midagi väga ägedat. Me oleme kuulnud Ida-Tallinna Keskhaigla akadeemiast. Alguses tundus, et mis akadeemiline struktuuriüksus see küll selline on, aga kui nüüd kokku võtta see, mis ma siin olen täna näinud ja kuulnud, siis tegemist on väga õppijasõbraliku, õppijakeskse ettevõtmisega. Aga mis haigla sellest kasu saab? Haigla saab selle kasu, et me oleme koos tudengitega. Me oleme õppiv õpetav haigla ja see tegelikult läheb täpselt meie kontseptsiooniga kokku. Ja ega me seda üksi ei saaks teha, kui meil tudengeid ei oleks, siis me võime seda akadeemiat teha nii palju, kui me ise tahame. Aga just teie olete need, kes selle loovad ja teevad. Selles mõttes ongi hea meel, et õppijal on tulnud veel üks võimalus juurde saada teada midagi, mida ta ei pruugi võib-olla õppeaja jooksul näha, õppida, tegema ega kogeda. Et see on selles mõttes väga suur nagu selline võimalus meie õppijale, nii et ma väga loodan, et võetakse siis teie selline üleskutse, korjatakse üles ja ühinetakse. Ma ei tea, kas te olete valmis, kui neid tuleb palju. Ma usun, et me keegi ukse taha ei jää. Küll me siis laieneme ja suureneme. Sellega võikski lõpetada. Edu akadeemiale ja aitäh tulemast ja aitäh meid kaasamast. Aitäh kutsumast. Kuulmiseni, nägemiseni. Nägemist.